Et pääseda UEFA sarjast edasi, vajasid FC Flora jalgpallurid Rootsi klubi Djurgårdeni vastu viimase 10 minutiga 3 väravat. Võimatu missioon peaaegu õnnestus. 2-0 kaotusseisust tuli mängu Sander Post, kes suutis kohe 81. minutil palli rootslaste väravasse saata, kuid 1-2 ei pakkunud siiski veel rahuolutunnet. 84. minutil suutis Post taaskord enam-vähem sama koha pealt viia väravasse ka teisegi palli ning viigistas seisu 2-2 peale, mis andis küll veel lootust, kuid kolmandat päästvat väravat enam lüüa ei suudetud. Poled mõned võimalused eelmine, et oleks võinud ju 3-2 lüüa, aga ei õnnestunud. Oli hea mäng tegelikult. Ise ei löö, siis lüüakse sulle ja niimoodi täna läks, et esimese poole alguses meil supermomendid ise ei löönud sisse. Nemad lõid tühja koha pealt. Meie rünnakust tuli kontra, nad lõid ära. Teise poole algus samamoodi, et meil olid momendid, ei löönud ise sisse, nemad lõid 2-0. Aga muidu mäng oli okei, teine poole, kui ma ütleks, oli täitsa meie oma. Me lihtsalt ei pannud õigel ajal palli sisse, ärksime liiga hilja. Alguses ma vaatasime, et nad vajusid nii ära, aga nägite ise esimene värava tuli meie rünnaku pealt, et nad on nagu ohtlikud, et sellest ma eile rääkisin, et ei tohi tormata, et saame kohe nagu karistada. Tuli esimene poolega nii ruttu see värav, ütleme, ja siis läks nagu raskeks juba, et 2-0 läheme siis juba tundus, et läheb ära, aga lõpp oli huvitav. Flora peatreener Pasi Rautiainen aga kaotuse pärast ei põdenud, vaid sõnas, et on oma meeskonna üle väga uhke. Nad andsid endast tõesti 100% ja olid vapustavad. Nüüd tuleb lihtsalt pea püsti edasi minna. Mõlemad väravad löönud Sander Post arvas, et lõppkokkuvõttes võib rahul jääda. Positiivne oli, et suudeti kaotusseisust välja tulla, kuid negatiivne külg on UEFA karikasarjast väljalangemine. Ka vigastusest paranemise järel teise mängu Flora särgis kaasa teinud Allas tunnistas, et nuriseda pole mõtet. Võiks laule jääda selles mõttes, et kõik nagu andsid ennast kõik, ma arvan, aga just see otsustavus jääb puudu, et kuradi sellise klassiga vastase vastu tuleb nagu need löögid saada raami, et löök oli palju. Edasi hakkab meeskond nüüd keskenduma meistriliiga viimaseks 16 mänguks. Peatreener Rautiainen usub, et just Flora meeskond on see, kes novembris trofee pea kohale tõstab.